siis on kogu pinge Kevini peal. Toomas Higins vaja teha siit 2 lööki, et paar ära päästa peale vette läinud avalööki. Ja lööb väga hea löögi Toomas Higins ja annab endale täiesti arvestatava paariputi. Rusikad mängukaaslasega kokku. Nojah, et siit nüüd nurga alt on natuke kaugemal see pall, et jällegi kui me lipu tagant vaatasime, siis tundus selline meetri paari peal siit realistlikult pigem siukene 5-6 meetrit, aga kui mingis formaadis sellist tüüpi putt sisse lüüakse, siis matchplay see on. Kevinil hea chipiga võimalus panna vastasele korralik pinge peale. Nagu sa, Martin, oled täna mitu korda öelnud, et selle chipi eesmärk on mitte vajadust oleks lüüa järgmist. Absoluutselt. Et löö see antud raadiusesse ja kogu pinge on Toomas Higinsi peal. Kui juba meil peopesad siin kommentaatori toolis higistavad, siis ma ei kujuta ette, mida hetkel tunnevad Kevin Christopher Jegers ja teised meeskonnakaaslased. Kevini eelis vähemalt selles, et ta saab püsida liikumises, mitte ei pea staatiliselt nagu teised koondisekaaslased kõike seda pealt vaatama. Ja tal on ka päris palju ruumi tegelikult, eks lipu ja tema vahel, et ta saab vajadusel minna ka madalamalt seda palli lööma, et ta ei pea minema üles õhku. Ta ei pea lööma sellist viimase nii-öelda vindi peale seda floppi sealt kuidagi, aga ega ta kerge chip ei ole, sest ta chipab sealt palju alt poolt. Seda kukutamiskohta võib olla keeruline näha, et kindlasti ei ole see koht, kust paar on antud. Seda kindlasti mitte. Tuleb Kevinil kõvasti tööd teha. Aga see on jõuame jälle tagasi selle juurde, et kui kunagi Kevin Niitväljal harjutas ja talle öeldi, et tee selline löök, siis ta alati need löögid täpselt selliselt tegi. Vaatame, kuidas see tunnetus kätes praegu on teisel lisarajal. Tule veel seisa. Ja lööb väga hea chipi sealt keerulisest kohast. Kevin jätab endale 2 meetrit. 2 meetrit paariputti võrdluseks. Toomas Higinsil see paariputt on selline 6-7 meetri pikkune. Rahvas on ümber griini koondunud. Oi kui magus sellise kodupubliku ees see võit 2 lisaraja matšiga võtta oleks. Oleks küll. Kapten Eesti Mattias Varjun oma lisaraja punkti ära tõi. Nüüd on Kevinil hea võimalus siit see teine punkt ära võtta ja tuua Eestile see medal, aga esmalt Toomas Higins paari putt. Iirlased otsivad oma 7. Euroopa meeskondlike amatööride meistrivõistluste tiitlit. Eestlastel oleks see esimene ja viimane selline üllataja oli 2018. aastal Soome, kes selle tiitli võitis väiksematest golfiriikidest. Tahaksime jõuda sinna. Aga nüüd Toomas Higins, paari putt. Tänase päeva üks olulisemaid putte nii Eesti kui Iirimaa vaatest. Ja Toomas Higins läheb. Ossa ja lõi siis. Siin on näha Iirimaa. Ja see oli valus. Aga Kevinil on kõik võimalused teha sama ja viia see mäng 3. lisarajale. Aga nagu me oleme ennem rääkinud, nüüd see putt läks Kevini jaoks pikemaks ja raskemaks. 2 meetrit. Kas tuleb hõbemedal või läheb mäng kulla peale edasi? Kevin Christopher Jegers, teine lisarada, paari putt. Ja eksib selle Kevin. Augu äärelt keerab pall välja ja midagi ei ole teha.
Iirimaa võtab oma 7. meistritiitli, Eesti peab leppima hõbemedalitega, aga kogu meie golfi ja ma arvan ka üldise spordiüldsuse lugupidamise on need mehed välja teeninud. Absoluutselt, match play, eriti finaalmäng selline on, et kõik alustavad sama pulga pealt, kui juba selles olukorras olla, siis